Järgmisena on mul rõõm öelda tere muusik Tanel Padarile, kes pikemat tutvustamist ei vaja. Tanel on oma elu jooksul pidanud rahaga toimetama väga mitme erineva nurga alt. Täna räägime temaga sellest, kuidas ta oma esimese raha teenis ja arutame, millised on tema elu tähtsamad rahaga seotud õppetunnid. Ka teil on võimalik intervjuu ajal talle Slido keskkonnas küsimusi esitada. Hei Tanel, kuidas sul läheb? Hei Victoria, tervis kõigile. Läheb väga hästi, koduselt. Seda on ainult rõõm kuulda. Kuna meie põhiline kuulajaskond ongi hetkel koolipingis, siis küsikski kohe seda, et milline oli üldse sinu suhe rahaga kooli ajal? Kas sa käisid tööl, said sa taskuraha, mille jaoks üldse kogusid? No ma ütleks nii, et ma ei mäleta, et me väga palju taskuraha oleks saanud, aga mäletan seda, et minu suve täitsid kusagil alates 11. eluaastast peale sellised tööl käimise sutsakad, et küll ma käisin 2 nädalat suvest tööl ja hilisemal ajal siis juba natuke rohkem ka, sest et see oli kuidagi lõbus ja tore, et mul olid, küll ma külvasin muru kuskil, siis kaevasin välja umbrohtu või lillesid ja said sellest tasu ja siis sügisel enne kooli algust sai selle eest, ma arvan, ostetud ka oma esimesed teksapüksid. Oli lõbusaid aegu. Väga äge, aga mis hetkel sa üldse hakkasid pikemalt ette mõtlema, säästma, mille jaoks? No tegelikult, nüüd kui veel natuke ajast tagasi minna, siis meie eelmise riigikorra ajal, kui Eesti riik ei olnud veel vaba, vaid olime nii-öelda Nõukogude Liidu osa, siis ma mäletan, et raha kogumine ei olnud üldse keeruline asi, et kui seda raha kuskilt siis tööga teenides või vahest ka vanavanematelt taskurahana saades kogunes, siis seda kuskil kulutada väga ei olnud, et meil selliseid ahvatlusi oli vähem. Et poelettidelt midagi toredat osta ei olnud, et mul tuleb üks lõbus lugu meelde, kuidas ma olin taaskord terve suve juba kogunud raha ja nähtavasti ka mingit sünnipäevaks saadud taskuraha vanavanematelt. Ja õudselt sügeles see raha ju seal taskus või sahtlis, et tahaks midagi osta, et siis ma ostsin kokkupandava grilli. Aga naljakaks teeb loo muidugi see, et see kokkupandav grill, et seal peal nagu midagi grillida ei olnud, et selliseid toredaid värviliste pakenditega grillvorstikesi nagu praegu poest võib sadade kaupa erinevaid tootjate omasid osta, siis neid nagu ka ei olnud, et liha sai ka nagu väga harva. Aga see oli selline tore vidin, et kui võtsid matkale kaasa, siis kui olid ära grillinud, pidid veel paar tundi ootama, kuni see jahtuks, et enne ei saanud edasi minna. Aga ülipraktiline asi jällegi, et mulle väiksest peale on olnud meeldinud olla nagu oma valikutes nii-öelda praktiline, et kui ma olen nagu raske tööga raha teeninud, et siis seda nagu nii kergelt käest ära ei taha anda ka. Aga kas sul on kunagi olnud ka aegu, kus sul absoluutselt ei olegi raha, et mõned raskemad ajad ehk ja mis sa siis tegid? No just, et kui me siin niimoodi loksutame äärmustest, siis võib-olla kõige huvitavam lugu on see, et mul vist kõige rohkem olid näpud põhjas, kui see nüüd sind huvitab, et peale Eurovisiooni võitu, kui võiks eeldada, et mul oli kõige rohkem nii-öelda tähelepanu ja võimalust seda raha teenida, vaid mul nagu justkui oleks võinud igalt poolt seda raha sisse voolata, aga tegelikkuses kuidagi siis arvasid kõik, et ma olen artistina umbes 10 korda kallim ja juhtus see, mis tegelikult juhtuda ei tohiks, et inimesed hakkasid eeldama ja esinema ei kutsunud, sest nad arvasid, et nad ei jõua kinni maksta. Ja õnneks mul oli sponsorauto tol ajal ja natuke oli ka bensiiniraha, et ma sain sõita Aljalasse oma emale külla, kes andis mulle siis toiduraha. Aga auto peal ilutses suuresti Eurovisiooni võitja Tanel Padar, nii et väga uhke tunne oli sõita nii-öelda bensiiniaurude pealt. Aga millal ja kuidas sa üldse investeerimiseni jõudsid? Noh, eks ma arvan, investeerimiseni jõutakse reeglina kuidagi sarnaselt, et
et kas siis oma sõprade tuttavate kaudu või satub kätte mõni raamat. Et minul oli nii, et mulle sattusid tutvusringkonnas olema mõned sõbrad, kes põlevatel silmadel rääkisid nii-öelda enda uuest hobist või huvist. Ja tegelikult minu teadvuses investeerimine oli juba ammu, kuigi tegelema hakkasin sellega sellest hetkest, kui ma hakkasin EBS-is käima. Et seal tekkis kursavendadega palju diskussioone, arutelusid. Hakkasime käima koolitustel ja ka siis konverentsidel, kus sai lisatarkust nii-öelda nõutamas käia. Et ma arvan, et ikkagi ülikooliga koos. Et oleks muidugi osanud investeerida 90ndate algusest, siis nähtavasti mul ei oleks praegu aega siin teiega vestelda, vaid ma oleksin kuskil varbad liivas. Aga mis on võib-olla need põhimõtted, mis sa kavatsed enda lapsele õpetada, et kuidas rahaga ümber käia? No minu laps on rahatark juba praegu. Küll siis portfellihaldur isa abiga, et Linda usinasti investeerib igakuiselt raha ja just, et kasvatada enda puhvrit selleks puhuks, millest ka algselt sinu poolt mainitud nii-öelda võimalus minna ülikooli õppima, oma lemmikülikooli välismaale, kus on see oluliselt kallim või tasuline, et erinevalt Eestis, kus on kõrgharidus ju tasuta, eks ole. Et tal oleks see puhver olemas ja hetkel muidugi on keeruline talle veel midagi selgitada, aga nii kui me saame, jõuame nii kaugele, et ta ise küsib, et küll ta varsti küsib, sest me ikkagi kodus ka arutame päris palju ja eelarvestame ja mõtleme läbi raha asju, et ma usun, et läbi selle nii-öelda vanemate huvi saab tekitada lastes ka huvi. Ma täiesti nõustun sellega. Meil on tulnud vahepeal ka kuulajate küsimused. Küsitakse siis, et kui stabiilne või ebastabiilne on muusikuamet, eriti veel praeguses olukorras? Ma siis räägin niimoodi, et mul on vedanud, et ma olen saanud olla 20 aastat suhteliselt A-kategooria staar, et nii-öelda artist, siis keda nii-öelda kutsutakse palju esinema, et teinekord mõned kutsujad ootavad aastaid, et nagu klapitada mingid kuupäev, et mul on keeruline öelda, ma saan võrrelda küll selle eelneva ajaga, siis praegu on ikkagi täiesti kontserdivaba, et mul on sel aastal üks kontsert näiteks olnud, et tavaliselt selleks ajaks on olnud kusagil 30-40 kontsertit ikka, et selline 10+ kontserti kuus on tavaline. Aga kui rääkida nüüd, kas on stabiilne või ei ole stabiilne, siis kui ma isaks sain, siis minu esimene mõte oli see, et ma räägin tütrele asjad ära nii, nagu need on. Et ma näen, et ma ei tea küll, kui musikaalne ta on, aga ma näen, et talle meeldib õudselt joonistada ja tal on see käeliigutus on juba selline pikassolik, et ta teeb selle kriipsu ära, siis tõmbab, lõpetab hästi filigraanselt selle joonistuse. Et ma kindlasti selgitan talle, et kunst on hingele ja meelele ja kunstiga on võimalik ka elatist teenida. Aga kui sa selle raske tee valid, siis sa pead olema valmis ka mingi limpsipudeli disainima, et nii-öelda üüri maksta. Noored tahavad veel teada, et millised on sinu kõige suuremad õppetunnid seoses rahaga, millest ka nemad saaksid õppust võtta või hoopis ennetada? Jälle võib kõlada kuidagi naljakalt, aga 20-aastaselt olin ma suhteliselt skeptiline pankade suhtes ja mul oli alati kogu raha, mis mul oli kaasas. Ja see tähendas seda, et kui olid peod ja väljas käimised, et mulle meeldis ka väga välja teha sõpradele. Et mul tihtilugu poole peo pealt hakkasin siis enda nii-öelda kõike olemasolevat nii-öelda vara, siis raha taskute vahel jagama. Et okei, et mul on vaja üüri maksta, üüri ma panin siis siia taha taskusse, siis toidu peale mul umbes võiks kuluda nii palju, selle panid kuskile teise taskusse.
ja, ja tihtilugu juhtus see, et need taskud läksid sassi, et ma küll kunagi üürivõlglaseks ei jäänud, et üüri ma sain alati ära maksta, aga ütleme nii, et kaotasin kontrolli oma rahaasjade üle just sellisel moel, et tegelikkuses ei hoidnud asjadel silma peal piisavalt hästi. Ma arvan, see on väga hea, et sa oled need õppetunnid saanud, sest need kindlasti arendavad palju ja õpid enda vigadest. Aga millised on need põhimõtted, millest sa praegu lähtud investeerides ja kas oled nõus ka avaldama, millesse sa üldse investeerid? No jah, ma lähtun ikkagi sellest, et tänasel päeval rohkem iseendast, mõtlen ise läbi, otsustan ise, et alustajad kipuvad ikkagi, see on ükskõik millega alustades, see on ka muusikaga alustades, sa ikkagi hakkad kopeerima, et see tegelikkuses alguses keegi ei sünni meist heliloojaks, et see tegelikkuses kuidagi või filigraanseks muusikuks, et sa ikkagi nii-öelda järgid oma eeskujusid, loed nende kohta. Ma arvan, et see võib-olla on ka mõnes mõttes nagu hea soovitus, et järgida neid inimesi, kes sulle meeldivad, et kuhu nemad investeerivad ja miks, et lugeda, et tavaliselt on väga head blogid olemas, et ka täna siin üles astuvad investorid on mind väga palju mõjutanud ja osadega neist olen ka koos investeerinud. Et neid varaklasse, kuhu mina investeerin, on erinevaid, et peamiselt Balti börsi aktsiad, nipet-näpet kinnisvarasse erinevate sündikaatide näol ja siis ka nii-öelda kasvuettevõtetesse ja otselaenud. Väga põnev. Noored uurivad veel, et kuidas üldse meelelahutus valdkonnas säästa, et arvestades, kui ebastabiilne on, et kust leida see lisaraha, mida kõrvale panna? No üks asi, mida ma ei taha küll oma sektori inimestele kuidagi nagu halvasti öelda või kehvasti öelda ja mul polegi õigust seda teha tegelikkuses, aga üldiselt viga, mida tehakse, on aetakse nii-öelda sassi oma isiklik rahakott ja siis oma ettevõtte rahakott. Et kui sa oled muusikuna ettevõtja, siis mina olen endale maksnud kogu aeg palka ametlikult ja mitte miinimumpalka, et asi ametlik näeks, vaid nagu päris palka, millest ma ka nii-öelda kuu lõikes olen võimeline ära elama. Ja kõik see, mis jääb sealt üle, et sellest palga maksmisest, see tegelikult on ettevõtte raha ja kasvatada nii-öelda seda oma ettevõtet ja läbi selle nii-öelda ettevõtluse ja ettevõtte kasvatamise tegelikkuses luua ka nii-öelda endale parem keskkond ja nii-öelda see buffer, et seda ebastabiilset aega üle elada. Et võib ju juhtuda ka nii, et tekib lihtsalt tahtmine minna reisima pikemaks kui 2 nädalat või kuu aega, et oleks ka sellisel juhul võimalus tegelikkuses ja see rahaline buffer olemas. Et ma usun küll, et võib-olla tasuks nagu konsulteerida ja läbi mõelda, et milleks see ettevõte nagu loodud on, kas on selleks, et arveid esitada või selleks, et tulevikku ehitada, et ehitada seda ettevõtet. Et mulle väga meeldib just see mõte, et ma ehitan oma ettevõtteid ja need ettevõtted kasvavad ja et nende ettevõtetel läheks hästi. Et kui on rasked ajad, siis tuua kulud alla ja nii nagu ta käib päris maailmas, et muusikuna muidugi on väike ettevõte, mitte mingisugusest tööstuslikust suurest kogusest ja massist me ei räägi. Mis sa arvad finantsvabadusest? Kas sa oled selle juba saavutanud või on see sul hetkel veel eesmärgina ja kuidas sa üldse selle poole püüdled? Siinkohal loetud raamatute, blogide põhjal ma võin öelda, et seda vist ei saabu mitte kunagi tegelikkuses.
Sellest hetkest, kui sa hakkad säästma, hakkad läbi mõtlema oma kulutusi, väljaminekuid, hakkad oma kulusid kontrolli all hoidma, suurendama oma sissetulekuid, mõtled tegelikult kogu aeg pead seda sihti silmas, et ühele päeval oled finantsiliselt vaba ja ei pea enam niivõrd muretsema, siis tegelikkuses mulle tundub oma tuttavate pealt, kes on sellesse nii-öelda kategooriasse kuuluvad, et, seda tegelikult ei tule kunagi, inimese loomuses on ikkagi see, et eriti eestlasel, et tegelikult tahaks ikkagi kogu aeg tööd teha ja töö tegemine on lahe ja et see võiks ka veits raske olla, et siis ta nagu õigustab ennast. Et ma arvan, et isegi kui see finantsvabadus saabub, et siis sa tegelikkuses seda investeerimist ei tahaks jätta. Et sa tegelikult tahaks seda portfelli pidevalt kasvatada ja suuremaks teha. Et tore oleks ju mõelda, et ühel päeval võtavad sinu portfelli juhtimise üle sinu lapsed ja lapselapsed ja nii edasi. Lihtsalt, et noortel siin vale arusaam ei tekiks, ma igaks juhuks tahaksin öelda, et ma arvan, see ikkagi on võimalik saavutada, aga siis sa võib-olla saadki edasi tegeleda ainult nende asjadega, mis sind huvitab, et sa ei pea enam nii palju raha pärast vaeva nägema ja valima selle töökoha, kus on kõrgem palk, kuigi sa võib-olla isegi ei naudi seda. Absoluutselt, ega see on ju tegelikkuses sinu selles perspektiivis kinni, et või kuidas sa nagu mõelnud oled, et ma arvan, et finantsvabadust nautida, saaksid sina suure tõenäosusega ka hästi paljud noored, et kui sa nagu jätad oma elust ära kõik need asjad, millest küsitakse raha, siis sa tegelikult ju oledki finantsiliselt vaba. Et suvel võib ju ka lihtsalt paljajalu ringi joosta ja väike, ma ei tea, viljakõrs on suunurgas ja aitad päeval mingisugust talutööd teha, õhtul antakse sulle kausike putru ja tegelikult ongi ju finantsvabadus käes. Kindlasti, nõustun. Aga mis on võib-olla sinu järgmine kõige suurem eesmärk, et kas sa kogud millegi jaoks raha või mille poole sa praegu püüdled? No just, ma ei tea, kas säästmine on millegi jaoks kogumine, võib-olla jah, no siis sellisel juhul, kui võtta nagu panna võrdusmärk säästmise ja kogumise vahele, siis ma säästan või kogun selleks, et investeerida sest mulle meeldib seda teha. Ja eks ma ikkagi olen enda jaoks erinevatel aegadel pannud mingi perspektiivi ka, et kui kaua ma näiteks tahaksin lavalaudu kulutada ja võib-olla peab üldse olema valmis selleks, et ühel päeval keegi ei taha sind enam kuulda ega näha. Et siis mul oleks nagu see võimalus võtta aeg maha ja siis ühesõnaga. Kas sul on veel lõpetuseks äkki noortele mõni konkreetne nõuanne või mõni podcasti raamatusoovitus? Podcast'e ja raamatuid ma võib-olla nii väga ei soovitaks. Ma võib-olla soovitaks, paneks ühe mõtte idanema, et hästi tore on hängata koos inimestega, kes on sinuga sarnased ja tavaliselt on siis ka hästi lõbus. Aga võib-olla, mis puudutab nagu investeerimist või ettevõtlust või sellist, et kui sa oled nagu liialt sarnaselt mõtlev, siis see nagu ei vii sind edasi. Et võib-olla olekski tore arutada neid investeerimismõtteid, teese, ideid inimesega, kes on kuidagi hoopis teise lähenemisega. Et siis tekib mingisugune arutelu, tekib võib-olla mingisugune mõttekonflikt. Ja ettevõtluses samamoodi, et ma usun, et see viib edasi, et kui kõik on nagu yes-manid, et siis ühel hetkel tuleb oh no. Ja kui üks nagu ei-mees on ka pundis olemas, et siis see on kindlasti väga hea, kes nagu ripub jalgade küljes ja toob natukene nii-öelda, laseb õhku välja ja toob maa peale tagasi. Et alati tasub nagu ära kuulata teiste inimeste arvamus. Ja kui sa oled ikkagi veendunud, siis olla ka põhimõtteline, aga mitte nii põhimõtteline, et sa kellelegi liiga teeksid.
Ma arvan, et see on suurepärane soovitus, mida siit endaga kaasa võtta. Aitäh, Tanel, et leidsid selle aja täna meiega siin vestelda, püsi terve ja mõnusat päeva jätku. Mõnusat päeva teilegi.